Järgmine, kellest ma tahan kahe sõnaga rääkida, on Reili. Küll ei ole Reili lähedasi siin, aga ma arvan, et ei ole Eestis inimest, kes ei ole kuulnud tüdrukust, kes lahkus peaks Selvasse lapsehoidja tööd otsima ja jäi kadunuks. 14. veebruar 2006 ja 14. veebruar 2016 täitus 10 aastat Reili kadumisest. Reili kohtus eelmisel päeval ühe mehega, kes kannab täna pikaajalist vanglakaristust, Tartu vanglas vabaneb aastal 2025 neljakordse vägistamise eest. Reili kohtus eelneval päeval, oma kadumisel eelneval päeval selle mehega, kes ütles, et tal on vaja lapsehoidja, et ütles, et kutsus teda Elvasse vaatama oma 5-aastast last, mida tal ei olnud. Kohtus ei olnud võimalik selle mehe süüd tõestada Reili vägismisega tapmises, aga see ei tähenda, et me täna küsiks sama küsimust endiselt, mida tegi Kuntars Kaasiks 14. veebruaril aastal 2006 Elvas, kui ta telefon lülitus peale tööpäeva välja, samal ajal umbes kui Reiligi telefon välja läks, Kuntarsi telefon läks siis uuesti öösel kell 3. Ehk siis, kes teab täna, mida Kuntars tegi sellel ajal Elvas, kellega ta suhtles, kellega ta liikus, tal enda autot ei olnud. Siis olge head, äkki te saate meile helistada või öelda midagi selle kohta. Samas võib see informatsioon ka aidata jõuda selleni, et Kuntarsit ei peagi enam keegi ei peagi arvama tema kohta midagi. Igal juhul on oluline see, et me saaksime midagi juurde sellest, mis võis juhtuda, kas Reili Elvasse jõudis, kus ta maha läks, kellega ta kohtu sai, kõik nad oluline.